Tere tulemast kõigile. Tere tulemast lähemalt, tere tulemast kaugemalt. Suur rõõm on teid kõiki näha. Suur rõõm on ka mul endal olla üle hulga aja koguduse keskel. See on võrratu. See on võrratu, et sa võid tulla perekonna keskele. Kuhu sa kuulud? On ju alati hea koju tulla, kui sa tead, et see on see paik, kus sind oodatakse. See on see paik, kuhu sa võid tulla sellisena, nagu sa oled. Vahest on see koorem liiga suur, et ei mahu koduuksest sissegi. Sa vajad, et keegi avaks ukse ja ütleks, tere tulemas koju. Nii et eriline eesõigus on olla Jumala rahva keskel, olla Jumala rahva osaduses. Olen täna jagamas mõtteid meie koguduse visioonist. Järgmisel pühapäeval Martin jagab seda strateegiat, mida me tahame siin koguduses juurutada, mille kaudu me tahame jõuda selle linna rahvani. Et meie koguduse visioon on pöörata või juhatada see rahvas Jumala juurde. Aga strateegia, kuidas meie seda ellu viime, on Jumal andnud meile valida. Need võimalused, need oskused, mis ta on meile andnud, et me neid kasutaks ja nende kaudu jõuaks nende inimesteni. Nüüd me elame täna väga keerulises olukorras. Ja eelkõige sellest, täna me võime koguneda. Valitsuse määrus on see, et me peame istuma hajutatult. Perekond võib koos istuda. Alati saab leida vabanduse või põhjenduse. Aga mida ma kõige sellega tahan öelda, käitume targalt. Ärme sätime endi ega teisi ohtu. Kui keegi tunneb, et mingi väike haiguse vimm on, hoia natukene kõrvale. Mine arstile, kui on vaja. Saada eespalvesoov. Aga see on see, mida meil ka kui kogudus tuleb täita. See määrus ütleb, et see on ainukene viis, kuidas Jumala teenistused tohivad toimuda. Me peame hajutatult olema, me peame Terviseameti nõudeid jälgima. Aga üle kõige me peame Jumalat usaldama. Paluma, et tõesti tema rahvas võiks olla hoitud, kaitstud kõige selle viiruse ja igasuguste ebameeldivuste eest. Ja koguduste uksed võiks olla avatud, et inimesed saaks ikka ja jälle tulla sisse. Nii et kui me vaatame nagu ka seda tänast olukorda, mille keskel me oleme, siis väga raske on teha mingeid pikaajalisi täpseid plaane. Planeerida üritusi. See iial ei tea, mida toob homne päev. Ma olen nüüd loobunud päevasel ajal uudiste kuulamisest. See nii väsitab,
siin nüüd on nii palju haigeid, seal on nii palju haigeid, see nakatas toda. Ja kui sa kuulad seda, siis sa näed, et see kuidagi moodi toob esile ühe lootusetuse. Nüüd on jama majas. Ometigi. See on aeg, mille keskele Jumal on pannud meid elama. See on aeg ja need võimalused kõige selle keskel on need, mis avavad tegelikult meile tee ja võimaluse palju efektiivsemalt kuulutada. Igal kriisil on üks omadus, ta muudab meid. Ainult küsimus on see, kas paremaks või halvemaks. Me muutume, aga kuhu poole? Me võime läbi kristliku ajaloo näha seda, et kogudused, kes on ära kasutanud neid kriise õigel viisil, on olnud need, kelle kaudu inimesed on leidnud tee Jumala juurde. Ja te nõustute minuga, et me tahame olla selline kogudus. Me tahame olla selline kogudus, kes tahab selle olukorra keskel jõuda ja sirutuda väljapoole. Ära kasutades neid võimalusi, mis täna meile ette antud. Ma kuulsin hommikul häid uudiseid tänavatööst. Edal ja Martinil oli võimalus erinevatele inimestele seal kuulutada. Rääkida inimeste eludesse. Need, kellele need kuulsused, me mõtleme need asjad üle. Me tahame sellest osa saada. Jälle, see on tänane võimalus. Nüüd meie koguduse visioon lähtub meie väärtustest. Ja mida me siis väärtustame? Esiteks, me väärtustame Jumala sõna. Teiseks, me oleme Jeesuse jüngrid. Me väärtustame igat inimest kui indiviidi. Vaatama nende soole, sotsiaalsele kuuluvusele, andekusele ja saavutustele. Missugune on meie kogudus? Sõltub väga palju see, missugused oleme meie. Missugused oleme meie kui koguduse juhid. Ka me koguduse juhtidena oleme täna otsimas, kuidas olla efektiivsemad. Kuidas meie kui juhid võiksime paremini juhtida. Kuidas kogudus võiks sellest kõige parima kätte saada. Me oleme lähiajal jagamas välja küsitlusankeete. Martin on koguduse loomuliku kasvu raamatu põhjal pannud kokku ühe küsimustik. Ja jälle, see küsimustik peaks andma meile mingisuguse tagasiside sellest, mis on meie tugevused ja mis on meie nõrkused. Need, kui te saate need, siis vastake ausalt. Te ei pea sinna oma nime peale kirjutama nendele ankeetidele. Seda on ka võimalik teha arvuti teel.
me jagame pärast selle info, mismoodi selle ankeedini saada. Aga me tahame olla need, kes on nõus muutuma, kes on nõus minema kaasa nende muutuste ja nende protsessidega, mis aitavad meil olla efektiivsemad. Väga lihtne on jääda kinni harjumustesse. Ma ise võitlen sellega. Mõtle küll, et ma ei ole mingi religioosne papp. Vaatad oma päeva tegemisi, vaatad, kuidagi mingisugune selline rutiin on välja kujunenud. See toiming, too toiming, järgmine toiming. Me vajame olla avatud Jumalale. Ja sellepärast ka meie koguduse visiooni üks kõige esimene punkt on armastada Jumalat. Miks on see nii määr, nii oluline? On see, kui meil on suhe õiges tasandil või õiges vahekorras Jumalaga, sealt hakkab kõik pihta. Kui meie suhe Jumalaga laperdab, siis väga palju võib tulla meie inimlikkust, meie inimlikku püüdu, innukust, tahet Jumala lahte asemel. Läbi selle suve ma olen otsinud seda, Jumal õpetaks mind selliseks strateegiliseks juhiks, kes mõtleb rohkem strateegiliselt. Ja see on olnud minu jaoks üks väljakutse. Tänu Jumalale, Jumal on andnud mulle kõrvale inimesi, kes mõtlevad teistmoodi kui mina. Kes näevad asju teistmoodi kui mina. Kes aitavad mind ventada. Kelle läbi Jumal saab avardada minu silmaringi. Üks kirjakoht, millega Jumal mind kõnetas ja see puudutab nagu koguduse õhkkonda, koguduse toimimist. Ja see kirjakoht on: tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja minust kerkis üles see, kas meie kui kogudus ootame, et inimesed tulevad siia, nad leiavad siin koguduse keskel hingamise. Või inimene, kes on vaevatud ja koormatud, tuleb ja me leiame talle veel rakendust. Ärge saage minust valesti aru, et me ei peaks midagi tegema. Olles õiges suhtes Jumalaga, see Jumalaga koos olemine, see ise lükkab neid asju tegema.
See ei ole see, et Jeesus ütleks, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja ma saadan teid ära kuulordisse. Te ei pea iial midagi tegema. Ja see, mille läbi Jumal õpetas, et ma seda mõistaksin, on see, et mul on viimastel aastatel hakanud meeldima ehitamine. Ja ma tükin väga palju ette võtma. Jumal on andnud mulle imelise naise, kes vahepeal oskab mulle ka nagu natukene pidurit tõmmata. Aga mida ma nagu selle kõige keskel olen nagu iseenese pealt õppinud, on see, mul on 2 poega. Ja nad on suht töökad. Algul, kui ma neid asju ette võtma hakkasin ja tegema, nad olid kaasas. Nad olid kaasas, põnevid, lähme teeme. Ja ühe korraga ma pean märkama, mehed hakkavad ära kaduma. Näevad, kui mul on vaba päev. Neil on vaja kuhugi minna. Neil on vaja kuskilt toimetada. Sellepärast, et isa kutsub nad kohe töösse. Seda on vaja teha, toda on vaja teha. Aga me tahaks natukene puhata. Ja see oli see, mille kaudu ma nagu mõistsin. On see, et meie võimete ja tegevuse piiri on erinevad. Vahest mingi pisik asi, kui sa oled kogu aeg pressi, koorma ja pinga all. Imepisik asi võib-olla ühe prahi prügikasti paneb. Võib tähendada tohutut pingutust. Ja selle pärast me vajame, et see kogudus oleks paik, kuhu me tuleme ja kus me leiame selle hingamise. Kus on see atmosfäär, see õhkkond, kus sa saad tervendatud, kus sa saad julgustatud, kus sa saad kinnitatud. Veel enam, et see on paik, kus mõistetakse sind. Mitte ei mõisteta hukka sind, vaid kus püütakse mõista sind. Sellepärast Jeesus teeb. Me oleme Jeesuse jüngrid. Meil tuleb teda järgida. Sellepärast ka on nagu hästi oluline, et see meie suhe Jumalaga, see oleks elav. See oleks elav. Meie palveelu oleks elav palveelu. Et see ei oleks ühepoolne. Kus me hommikul kargame ülesse, puristame Jumalale oma nimekirja, oma soovi, oma igatsused ette ja siis ütleme, Jumal, siin on su võimalus. Täida nüüd. Vaid, kus meie palveelu muutuks selliseks, et me otsiksime Jumalat, aga mitte asju, mitte lahendusi, vaid see lähedane suhe. Teisel, ma igatsen olla sinuga. Ma vajan sind. Ja kui sa jõuad oma palveelus sellisesse lähedusse, siis sa ei pea paluma nii palju asju.
vaid need tulevad esile. Sellepärast sõna ütleb, et Jumal teeb üle meie palvete. Tema teeb rohkem, kui me oskame paluda või tahta. Aga see Jumalaga lähedal olu, see peab kujundama meie karakterit, meie südant. Ja see on see määrav. Kui see saab kujundatud, siis me saame kogudusena hoopis teise hingamise. Aastaid on öeldud inimesed, kes tulevad meie kogudusse väljaspool, ütlevad, siin on midagi nii erilist. See on kuidagi avatud. See on midagi, mida me ei saa kuidagi moodi panna iseenese teeneks. Vaid see on midagi, mida me peame ka täna taotlema. Mida me peame täna taga otsima. Me elame ebatäiuslikus maailmas. Ja meie ise oleme ka ebatäiuslikud. Ja me peame lubama Jumalal ennast kujundada. Et toimida ühtselt. Sõna ütleb, et meie oleme need elavad kivid, mida Jumal voolib ja vormib. Et panna sinna õigesse kohta. Üks lugu räägib sellest, kuidas üks jutlustav ta tahtis kogu aeg teha suuri asju. Tema eesmärgid olid kogu aeg midagi suurt. Ja siis ühel ööl ta näeb nägemuse, kuidas ingel tuleb, võtab ta kaasa ja viib ühe müüri juurde. Ja ta näeb seal müüris erineva suurusega kive. Ja siis on seal üks pisikene auk selle müüri sees. Ja siis ta küsib inglit, et miks siin auk on? Muidu on nagu müür ilus, aga siin on üks auk. Engel ütleb, no vaata, see on sinu koht. Aga sa tahad olla suur. Ma ei saa siit siia panna. Kui me käime koos Jumalaga ja oleme Jumalale avatud, siis iga see vastutus, mis ta meile paneb, seda ei saa mõõta, et see on suur või see on väike. Vaid seda saab mõõta. Ma olen Jumala sõna kuulelik. Ma teen, mis Jumal ootab. Ja siis Jumal saab meid kujundada ja asetada täpselt sinna, kuhu temal on vaja. Mõne suure ehituse juures selline pisikene, võib-olla mõni millimeeter, võib-olla nii määrav. Jälle mu enda ehitamine, tegin korstnale alusse. Korsten ei ole väga pikk, 4 meetrit, aga läks ka millimeeter ühele poole viltu see alus. Mõtlesin, mis see millimeeter on, et ma ei hakka teda siin sirgu ajama. Hakkasin korstent panema ja vaata, muidu kisud ühele poole. Ja lõpuks
pidin ikkagi selle millimeetri sinna alla panema. Pisikene asi alusfundamendis on väga määrav, kui see läheb kõrgustesse. Ka meie eludes, kui me ei pööra pisikestele asjadele tähelepanu, võivad hiljem väga palju mõjutada ja määrata. Kas see asi liigub edasi õiges suunas või see asi on upakil ja ühe korraga ta lihtsalt kukub. Aga jälle, et need pisikesed asjad oleks õiges vahekorras ja õiges paigas, on see meie suhe Jumalaga. Ja kui meil kõigil on harmoonia ja suhe Jumalaga, siis see teeb meid kui koguduse ühtseks. See ei tähenda, et me hakkame asju nägema täpselt ühtmoodi, et me hakkame mõtlema ühtmoodi, vaid me saame koos toimida Jumala plaanis, oma tugevuste, oma jõuga. Selleks, et ühte või teist asja teha, me vajame püha vaimu väge. Ja selle kõige alus on jälle suhe Jumala. Otsida teda. Ja kõik need asjad hakkavad tavaliselt pihta meie palvekambrites, meie koguduse palvekoosolekutel. Kas siin selles koguduses me alustame 15. palvekoosolekutega. Tule, ole osa. Tule, otsime koos Jumalat. Otsime Jumala juhtimist. Otsime seda ühtsust. Otsime seda elavat vett, et see voolaks meie sisse ja meie läbi välja. Et meie saaksime täidetud. Kui me oleme täidetud, siis meil on mida jagada, siis meil on mida edasi anda. Kui me oleme tühjad, midagi ei ole. Me ei mõjuta kellegi elu. Meie visiooni teine punkt on armastada inimesi. Armastada neid, teenida neid. Olla nende jaoks olemas. See on koguduse põhiroll siin ühiskonnas. Olla olemas inimeste jaoks. Saada kõigepealt Jumala poolt täidetud. Ja jagada, anda seda edasi. Meie visiooni kirja koht on Matteuse 10, salmid 7 ja 8. Ja Jumala sõna ütleb nii: minnes kuulutage, taevariik on lähedal, tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbised, ajage välja kurja vaime, muidu olete saanud, muidu andke. See, mis Jumal on meile andnud, ta ütleb, anna seda edasi. Toimi selles, käi selles.
Meie visiooni kolmas punkt on praktiline teenimine. Sa armastad Jumalat. Jumal täidab sind. Sa armastad inimesi. Aga nüüd see kolmas külg on see on vaja ellu panna. See vajab rakendamist. Armastus vajab välja elamist. Muidu see ei ole armastus. Armastus, nii nagu apostel Paulus ütleb, armastus sunnib meid. Armastus lükkab meid tagant. Sa oled saanud osa maailma parimast, millest sa üldiselt võid osa saada. See on sellest Jumala armastusest. Sellest lootusest, sellest päästest. Ja see on midagi nii palju, nii suur, et see ei mahu sinusse ära. See vajab välja elamist. Üks suur kirikuisa on öelnud, õigemini tema elumoto või see, kuidas tema toimis, tal olid oma jüngrid ja ta ütles jüngritele, et nüüd me lähme sinna linna kuulutama. Ja kui ta teel oli minemas, siis seal oli üks mees, kes vedas rasket koormat, nii et ta vaevu jaksas kanda seda kandamit. Siis ta jagas selle kandami jüngrite vahel ära, jüngrid aitasid. Ja seal oli palju selliseid erinevaid olukordi, kus ta läks ja jüngritega aitas neid. Ja siis õhtu jõudis kätte. Ja ütles, et oma jüngritel, nüüd on aeg minna puhkama. Ja kuule, mismoodi puhkama? Et me pidime ju hakkama nüüd evangeeliumi kuulutama. Ja kuule, terve tee me käisime ja me kuulutasime evangeeliumi. Need on need teod. Evangeeliumi kuulutamine tegude läbi on palju tõhusam kui lihtsalt sõnade läbi. Et elame välja seda, mida me usume, mida me loeme Jumala sõnast. Elame seda välja. Sõna ütleb, et Jeesus käis mööda maad ja tegi head kõigile. Kui sina käid täna, siis kas sina teed head või on laastunik sinu taga? Mis jääb sinust maha? Mõelge selle üle. Kui seal on midagi, või sa näed, et see ei ole hea alati, mis must maha. Mine suhtesse Jumalaga. Las Jumal aitab mõista, aru saada ja siis paranda veel. Ja tee usutegusi. Tee usutegusi. Need meie koguduse visiooni 3 põhipunkti on. Armastada Jumalat, armastada inimesi ja teenida ühiskonda. Kõik hakkab pihta suhtest Jumalaga. Aga nii nagu ma ütlesin, armastus vajab välja elamist.
Mõned küsimused siia lõppu ja ma olen kohe lõpetamas. Niisiis, millist kogudust me tahame? Mida me tahame, et Jumal teeks meie kaudu? Ja milline on kogudus, kui me tahame inimesi kutsuda? Milline on meie kogudus, sõltub väga palju, millised oleme meie. Milliseks meie lubame Jumalal kujundada selle koguduse. Me ei taha olla kogudus, kes on inimese kujundatud, vaid kogudus, kes on Jumala poolt kujundatud, kelle pea on Jeesus Kristus. Ma kutsun teid kõiki üles oma palvekambrites. Paluma koguduse pärast. Kui paljud teist üldse paluvad koguduse pärast? Kui paljud teist paluvad koguduse juhtide pärast? Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. See on oluline. Et kogudus oleks meie palves. Teadete osa on tulemas, mis puudutab seda alfat ja mille kaudu jälle me tahame jõuda selle ühiskonnani. See on puht selline praktiline külg. Ma ei tea, kas praegust on ka seal taga see leht, kus on sul võimalik kirja panna. Et sina tahad alfal osaleda, seal on erinevad kohad või erinevad vastutused, kuhu meil on vaja inimesi. Ja jälle, see on sinu võimalus. Ole kaasas. Oleme need elavad kivid, kelle kaudu Jumal saab ehitada seda kogudust, kelle kaudu Jumal saab muuta seda ühiskonda, muuta inimesi, kelle keskel me oleme. Palun, me tõuseksime. Ma lõpetan väikse palvega. Isa taevas, ma tänan sind, et sina oled see, kes juhib oma kogudust. Sina oled see, kes annab meile nägemuse, kes annab meile arusaamise, kes annab meile vahendid, kes toob inimesi iseenese juurde. See oled sina. Issand, ma palun täna, et ka meie, see Maranata kogudus, issand, me võiks olla kogudus, issand, kes on täis sinu tundmist, kelle südames on tõeline sinu kartus, kellele läheb korda sinu juhtnöörid ja juhatused, kes on need avatud asjad, keda sina saad kasutada oma töö jaoks. Issand, ma palun, et sina püha vaimul läbi uuriksid läbi meie iga üksiku südame ja annaksid meile mõista ja aru saada, mis teed me täna käime. Nii üksik inimene kui ka terve kogudus. Kas siin on asju, mis on vaja ümber korraldada? Kas siin on asju, millest meil on vaja meelt parandada? Kas siin on asju, millest me peame hoopis kinni haarama ja neid ellu panema? Issand, ma palun, et sa räägiksid iga üksiku kaudu, iga üksiku inimese südame vastu ja tooksid esile meie keskel selle ühtsuse, selle üksmeele, selle armastuse, mille allikas oled sina, issand. Issand, ma palun,
kinnita igat üksikut tõde enda. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Olge head, võtke korraks istet.